tere teile kõikidele. Ja võib-olla vaatate, et näed, 2 kepiga tuleb siia ette ja et see on ikka see allamineku tee. Allamineku tee on meil igal ühel, aga pean tähtsaks seda, et tohin täna olla tee keskel ja naljakas oli mõtelda seda, et need inimesed, kes siit tulid mind kättpidi tervitama, no ma mäletan neid ju, nad olid noored inimesed. Ja järelikult siis ma ise ka olin noorem. Ja ka nüüd on niisugune küsimus, ma olen põdenud seda, et ma 2 kepiga käin 2 kepiga sellepärast, et nagu kindlam oleks ja saaksin selle rohkem sirgu ajada. Kuid ma sain 4 pühi laupäeval ühe väga suure julgustuse ja tahan seda ka teile edasi ütelda. Vaatasin arvutist, YouTube'ist, hakkasin ühte kontserti või esitust vaatama ja see on muusikaesitust ja nägin korraga, et dirigent tuli, aga tuli ka siis solist ja solist tuli 2 karguga. Ma mõtlesin, tohoh nüüd, et mina ka 2 kepiga. Ja siis tuli see solist, istus sinna orkestri ette tooli peale, pani oma kargud, ma panin nüüd praegu ühele poole, aga üks ühele, teisele poole tooli ja siis tooti talle viiul. Ja siis hakkas ta mängima, see oli üks Beethoveni teos, viiul, ma ei mäletagi päris seda pealkirja, aga siis korraga ma küsin, mis ma nüüd, mina hädaldan ja kurdan ja ütlen, et 2 kepiga ja nagu oleks häbi. Ei, sõbrad, ütlen teile, ei saa häbi olla, mis ma vaatan selle viiuldaja nime, Isaac Perlman, üks juudi viiuldaja, üks maailma kuulus viiuldaja ja tema tuleb niimoodi, tema jalad olid, mõlemad olid nii viltu, et minu jalad ei ole nii viltu. Ja mina sain nii palju julgustust ja nii palju, et ma võin rahulikult käia 2 kepiga. Ja mis see, et kui teised ütlevad, et näed, kui vanaks on jäänud. Vanaks olen ma niikuinii jäänud, sest ma sain nüüd natukene aega tagasi 89 aastat vanaks. Aga minu käest küsis mu oma lapsed, et mu sünnipäeval, kui nad koos olid seal, küsisid, et kuule, kui vanast sa tegelikult ennast tunned? Ja ma pidin hakkama järele mõtlema. Ja siis ma vastasin neile, no umbes 50. Sest vaim on sees virge. Ja vaata, see ongi kõige tähtsam. Sest ei ole Alzheimerit, ei ole. Sest kui mul Alzheimer oleks, siis ma niimoodi ei räägiks. Ja ma julgen edasi minna Jeesusega koos, sest mina ei tea, kui palju tema mulle päevi annab. See on tema teada. Ja kui ma nüüd hakkaksin täna surma peale mõtlema, siis muutuksin ma jõuetuks ja ma ütleksin, oi, ma olen nii vana ja ma olen nii jaksa ja hakkaksin siis kurtma. Ei, ma isegi ajalehest surmakuulutusi vahel mõnikord vaatan, aga ei vaata neid mitte
sellepärast, et Jumala käes on meie elu ja kõik meie päevad. Ja tema annab meile selle vaimse selguse ja jõu ja jaksu. Nüüd me alustame oma suvepäeva Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja ma loen tänase päeva loosungi kõigepealt. See on Psalm 41:5. Issand, ole mulle armuline, tee terveks mu hing, sest ma olen pattu teinud sinu vastu. Ja Uuest Testamendist 1. Korintus 15:9-10. Paulus kirjutab, mina ju olen apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust, aga Jumala armust olen ma see, kes ma olen ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja. Ja nüüd tuleb see 3. tekst. Hea Jeesus, anna mulle tunda, kuidas patuhaigus mind häirib ja mõista, et ainsaks raviks on siin sinu ohvriveri. Kingi mulle kahetsevat meelt, et sinu arm saaks mu süü sinu ees kustutada. Amen. Istuge palun. Ja ma alustan täna seda suvepäeva ja alustan nõnda, et ma kasutan selle tänase loosungi Vana Testamendi sõnumi ja ma loen midagi sinna juurde, sest ma saan aru, et Jumal andis mulle selle. Issand, ole mulle armuline, tee terveks mu hing, sest ma olen pattu teinud sinu vastu. Ja siis Uuest Testamendist. Matteuse 14. peatükist 30. ja kuni 32. salmini. Aga nähes tuult lõi Peetrus kartma ja hakkas vajuma. Kisendas ning ütles, issand, päästa mind. Ja Jeesus sirutas seda mäid oma käe, haarastamast kinni ja ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Ja nad astusid paati ja tuul rauges. Aamen. Ja nüüd kes on tänasel päeval teist õnnelik? Aga mis on teie õnne põhjus? Kas Peetrus, kui ta ütles Jeesusele, et Jeesus käseks teda tulla vee peal tema juurde, kas Peetrus oli õnnelik? Mis te arvate? Noh, ja siis astus ta vee peale ja korraga nägi ta laineid. Ja need lained hirmutasid teda. Mis oli tagajärg? Ta hakkas vajuma. Ja kas te teate, see on nende tänapäeva õnnelikkude inimeste lugu üsna ühtemoodi. Miks? Seepärast, et õnnelikud inimesed mõtlevad, praeguses olukorras on kõik hästi, ma olen õnnelik inimene. Aga siis tulevad lained. Kas lained on teie elus teile osaks saanud? On teile lained tulnud? Ahah, kas te siis ka saate õnnelikud olla? Ettevaatust. Sa ei ole tõenäoliselt veel sellesse sügavusse langemas. Sa ei ole veel vee alla vajumas. Sa saad ütelda igatahes.
minul on rasked ajad olnud. Keegi küsib, sina oled nii palju aega usklik inimene olnud, sest ma olen ju usklikust perekonnast ja olin küll 14-aastane, kui ma olin metsavend sealt Siistres ja ma ütlesin, et mina ei ole erilist elamust tundnud. Ma tahaksin saada selle elamuse osaliseks, mida inimesed ütlevad uuesti sünni elamus. Ja siis ma palusin Jumala käest. Ma palusin Jumala käest vastust. Ja kui ma olin vastust palunud, siis üllatus ka küll. Mingisugust elamust ei tulnud. Ja siis, kui ma läksin sinna maja juurde sööma, sest mulle anti märku, et ma peaksin sööma tulema, siis ma kurtsin seal Arnold Iljale. Tema oli üks sügavalt usklik mees. Ja kurtsin, et aga mingit elamust ei ole ma saanud. Ja tema ütles mulle, kas sa palusid? Ma ütlesin, palusin küll. Siis usu, et su palve on kuuldud. Ja ma läksin tagasi sinna heinte peale, rehe alla, kus ma olin palvetanud. Ja hakkasin tänama ja ikka ei tulnud mingit elamust. Ja kujutate ette, ma olen 89-aastane, sealt 14-aastasest poisist peale. Mul ei ole olnud pöördumise või uuesti sünni elamust. Ja siis võib keegi ütelda, kuule, sa ei ole ikka päris patust pöördunud, sa ei ole ikka päris uuesti sündinud. Ja kahtlused võivad tekkida küll paratamatult. Ja korraga küsin ma, Jumal, kas see on nii? Tema ütleb, vaata ennast ümber, näe, kas ma sind hoian, kas ma sind kannan, kas ma olen su juures? Ma vaatan ennast ümber kõiki neid olukordi, mis sünnivad ja mis tulevad, mis on olnud nende paljude aastakümnete keskel. Ja mul hakkab häbi. Ja nüüd on see sama Vanatestamendi loosung psalmist 41, 5. salm. Issand, ole mulle armuline, tee terveks mu hing, sest ma olen pattu teinud sinu vastu. Mina jätaksin siit praegu selle sõna pattu teinud sinu vastu, sest meil on see arvamine, et me kõik aeg peame pattu kahetsema. Me oleme ükskord oma patte kahetsenud, võib-olla palju kordi oma patte kahetsenud, aga see ei tähenda, et me oleksime enda meelest nüüd õiged. Aga me selle kahetsemise järele oleme armu saanud patused, me oleme ikka patused, aga oleme armu saanud patused. Ja nüüd korraga ühel päeval ma loen niisugusest väljaandest, kus ka uudiseid ja intervjuusid on,
Müürileht on selle nimi internetist. Ja loen Marju Lauristini ka intervjuud. Ja ma olen selle Marju Lauristiniga kokku saanud esimest korda ja pikemat kokkusaamist mul rohkem ei ole kui Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, siis kui Tartus tõsteti sinimustvalge lipp Tähetorni lehvima. Ja minu võimalus oli see, et mind oli palutud seal vaimulikku talitust pidama seal Tähetorni peal. Ja siis küsib Marju Lauristin minu käest, kumb ennem räägib? Kas vaimulik või tema? Ja mina ütlen talle loomulikult vaimulik. Ja siis tema lugupidavalt andis mulle selle võimaluse. Nii et see oli tohutu suur rahva hulk, mis seal all laius selle Tähetorni ümber. Ja minul oli see võimalus neile kuulutada, kui issand ei heita koda, siis näevad koja heitajad vaeva ilma aegu. Ja kui issand ei valva linna, siis valvab valvur või vaht ilma aegu. Ja kui siis olid kutsutud ka pärast söömaajale, aga see jäi peaaegu 2 tunni pikkune vahe selle Tähetorni peal toimunud sündmuse ja siis söömaaja vahel. Ja siis Marju Lauristin kutsus mind enda juurde. Ja ma olin umbes 2 tundi tema juures külalisena. Ja kui nüüd tema ütleb, et tänapäeva noorus ei tea seda, mis minevikus on olnud, siis taipan ma jah, tõepoolest. Ja korraga mul on selge, millest ma peaksin nüüd kirjutama. Ma üritan elulugu kirjutada ja hakkan algusest peale ja väsin ära. Ja nüüd Jumal on andnud mulle ühe selguse, mida ma pean selles eluloos kirjutama ja teistele ka noortele ütlema. Aga sellest ma praegu pikemalt ei räägi. Ja siis aga äkitselt taipan ma, me oleme haiged. Issand, ole mulle armuline, tee terveks mu hing. Meie hing vajab terveks saamist. Ja kui keegi teist ütleb, minu hing on nii terve, et ma ei vaja enam terveks tegemist, siis ütlen teile, Peetrus on Jeesuse Kristuse poolt kutsutud järelekäijaks, tema järelekäijaks. Ja ta on see, kelle kohta Jeesus ütleb, et sina oled kalju. Ja see kalju väriseb ja peaaegu vajub lantesse, et ära uppuda. Teist igaüks on see enesemeelest tugev inimene, aga tegelikult me oleme kõik sama nõdrad kui Peetrus. Ja minu need viimase aja võitlused on sellepärast, et ma saaksin Jumalat täielikult usaldada. Et ma saaksin kogu südamest anda kõik tema kätte. Ja ütleme nüüd mulle, et ühelgi hommikul või ühelgi päeval sul ei tule peale mingit muret.
ma ei tea, kus see inimene peaks küll, kust ta välja peaks tulema, kellel ei ole muret, kes saab niimoodi elada, et ainult naerab. Jah, ühel hommikul vaatasin peeglisse ja äkki tulevad need sõnad, naerata ja maailm naerab vastu, see ühed laulu sõnad on need. Ja mõtlesin, oi, kui vajalik oleks see, et ma nüüd naerataksin peeglisse, et ma saaksin rõõmsaks. Ja äkki mõtlen, aga kui palju on neid inimesi, kes tahaksid rõõmsad olla, kes teistele ei julge ütelda, et minul rõõm puudub. Ei julge ütelda. Täna ütlen teile, mina olen oma elus seda kogenud mitte üks kord, vaid väga sageli, et korraga mul rõõm puudub. Ja ma ütlen, rahu ei ole, julgust ei ole suutlikkust edasi minna, pea püsti ajada. Ja täna olen ma siin teie keskel sellepärast, et sulle seda teadvustada. Sina vajad Jeesust Kristust, kes sinu käest siis kinni haarab, kui sa vajuma hakkad. Kui sa vetta vajuma hakkad. Ja muidugi, kui Jeesus ütleb, et sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid, siis võime ütelda, oi, mul on häbi, kui Jeesus ütleb mulle, sa nõdra usuline. Ära tunne häbi. Vaid ütle, suur tänu Jeesus, et sina just niimoodi mind kõnetad. Ma olen valmis sulle tunnistama, et ma olen nõdra usuline. Ma ei suuda. Aga sina seisad selle vee peal, lainetava järve vee peal ja sinul on see meelevald, et sa haarad mu käest kinni ja tõmbad mind vee peale. Ja nüüd ongi kõige tähtsam see, et sa mõistad seda, et sinul on see eesõigus haarata tema käest kinni, mitte demonstreerida, oi, ma olen väga vägev, ma olen suure rahuga inimene, minu sees on rahu ja rõõm, nüüd võiksin seda teistele jagada. Mina tahan teistele jagada, aga ma ei saa seda oma jõust teistele jagada. Aga siis, kui Jeesus on minu käest kinni haaranud, siis saan ka mina sirutada kellelegi teisele käe ja haarata tema käest kinni ja ütelda, tule, ma aitan sind vee peale. Kas te saate aru, missugune vastutus on teil usklikel inimestel? Mitte, et te ilutsate ja rõõmustate sellest, et te olete õnnelikud inimesed. Jah. Kui palju on teie ümber neid, kes vajaksid seda abistavat kätt, millega saab teist vee peale tõmmata. Aga me oleme sageli niimoodi, et meil on kõik hästi. Aga tegelikult see maailm meie ümber on hukkumas. Ja kuidas, mismoodi on võimalik inimestele see käsi sirutada ja haarata temast kinni ja tõsta ta vee peale. See on minu probleem. Ja sellepärast olen mina selles vennaste koguduses tänapäevani veel peavanem. Mitte sellepärast, et ma olen kangekaelne ja ma tahaksin olla esimene. Ei, see ei ole au, see on vastutus. Kui keegi mõtleb ja kujutab ette, et see on au, ei ole see nii.
see on väga suur vastutus. Palvetada ja iga päev palvetada oma rahva eest. Sest meil on lootus tuleviku peale. See ei ole mitte see, mida me ise oleme valmistanud, vaid see tulevik, mille Jumal on valmistanud meile. Ja kui me ütleme, et me oleme valitud rahvas, siis ei saa me ütelda mitte valitud rahvas sellepärast, et me kujutame ette ja mõtleme, no me oleme nii tähtsad, me oleme ära valitud. Ei. Valik on vastutus. Ja ma ei julge ütelda, et ma olen õnnelik inimene, aga ma julgen seda küll ütelda. Minu Jeesus on vägev. Tema suudab mind kanda. Ja kui ma olen temaga ühendatud, siis sünnib see ime, et ma oma elus suudan teisigi aidata. Aga Jeesus on see, kes kõigepealt hoiab minu käest kinni. Andke mulle andeks. Ma olen pikalt rääkinud. Aga mul üks hool on. Hool on, et teie kõik, kes te siin olete, võiksite olla eestpalvetajad Eesti rahva eest. Sest minu juurde on tuldud ja on üteldud, küsitud minu käest, kas on mingit lootust. Idanaaber on agressiivne. Narva jõel käis Eesti territooriumilt neid piiripoisid välja kookimas. Nii et ta riikus piiri. Kas me peame siis nüüd, kui provotseeritakse, kas me peame sõda alustama? Ei, vaid me peame palvetama. Ja Jumal paneb meie piiri kinni ja sealt ei tule ükski vaenuvägi üle. Aga see on siis, kui sa palvetad iga päev selle pärast. Ja venelaste kogudus on väikene. Meil ei ole mitte mingi asjaga edvistada võimalik. Aga mina usun, et venelaste kogudus ärkab ülesse. Ma usun. Ja sellepärast palun ma iga päev koos Ehaga venelaste koguduse ärkamise pärast. Aga mitte üksinda venelaste koguduse, vaid kogu Eesti rahva ärkamise pärast. On teile nüüd selge, mida ma olen teile ütelda tahtnud. Ainsana jääb Jeesus Kristus viib vee peale seisma. Ja sina, kui ta sinu käest on saanud kinni haarata. Jeesus, me täname sind, et sina oled see, kes sa seisad vee peal. Et sa oled see, kes tõepoolest suudab ka meid veest välja tõmmata. Meid uppumast hoida. Jeesus, sa oled nii imeline. Anna meile andeks, et me oleme mõnikord nii enesekesksed ja mõtleme, et me oleme midagi erilist. Aga me saame olla ainult sinu armastuse kaudu seda, et me seisame, sest sina hoiad meie käest kinni, et me ei uppuks. Ja suur tänu sulle täna selle sõnumi eest, et sina aitasid Peetruse vee peale.
luba, et me kõik oleksime nagu Peetrused, kes pöörduvad sinu poole ja ütlevad, issand, päästa mind. Ja siis see sünnib see ime, et sina päästad meid. Suur tänu. Me ei häbene, et meie usk on nõder. Me täname, et sina vajutad just sinna, selle koha peale, et meie usk on nõder. Sest siis, kui me seda iseennast teada saame, siis on meie palve ja kisendamine sinu poole, nii nagu Peetruse kisendamine. Issand, päästa mind. Suur tänu sulle. Ja õnnista nüüd meid üheskoos täna sellel koos olemisel. Luba, et sinu nimi saaks suureks ja su õnnistus väga rohkeks. Issand Jeesus Kristus, su nimi olgu kiidetud ja austatud nüüd ja igavesti. Aamen.